aga kes siis juhib õpetaja motivatsiooni mm,? täna räägime siis sellistest asjadest, et mis asi see motivatsioon üldse on. Et sellel on kindlasti selline igapäevaelus meie jaoks tähendus olemas, et me kas oleme motiveeritud või mitte. Oleme motiveeritud praegu siin selles seminaris osalema või seda järelkuulama või mitte. Aga tegelikult tuleb välja, et seda motivatsiooni polegi nii lihtne nagu täpselt ära defineerida, et mis see nüüd täpselt on, niimoodi, et kõik osapooled nõus oleks, et vot just sellest me räägimegi. Siis lähme konkreetsemalt õpetajate juurde. Vaatame siin nii Eesti kui rahvusvahelisi tulemusi, et mis siis õpetajate motivatsiooni mõjutab. Ja lõpuks minu jaoks kõige põnevam osa, et kas, kuidas ja mil määral me siis saame iseenda motivatsiooni juhtida. Aga lühike sissejuhatus ka veel, et kes ma siis selline olen, kes teile siin motivatsiooni teemal väikest loengut peab. Olen siis Haridusteaduste Instituudi doktorant, nooremteadur Tallinna Ülikoolis ja minu uurimistöö teemaks ongi siis õpetajate õppimine enesejuhitud õppimise toetamiseks ja veel spetsiifilisemalt õpetajate motivatsioon õppida õpiringides ja seal õpitut rakendada. Samuti kuulun sellistesse keskustesse nagu Haridusjuhtimise Akadeemia HAAK ja Hariduspsühholoogia Keskus ja olen tegev Noored Kooli ennast juhtiva õppija toetamise õpiringides. Aga te saite ka esitada mõned küsimused, mille puhul on või mida on meil hea võtta siin esialgu selliseks sihiseadeks või suunanäitajaks. Ehk siis küsimus, et kuidas mõjutab õpetaja motivatsiooni pidev jutt õpetaja töö raskustest? Või siis selline küsimus, et kas on mõni hea praktiline näide, kuidas õpetaja motivatsiooni toetada? Miks arvame, et õpetajaid ja õpilasi tuleb erinevalt motiveerida ja kas üldse saab motiveerida? Miks, mis võiks olla põhjus, miks paljud õpetajad ei ole motiveeritud kooli õpiringides osalema? Ja kuidas saab õpetaja enesemotivatsiooni suurendada? Et need küsimused, ma olen püüdnud nüüd nendest lähtuvalt seda teoreetilist osa kavandada, aga me tuleme nende juurde veel tagasi lõpuks ja püüame neile anda ka konkreetsed vastused, aga võtame need endale siis selliseks suunaks ja teetähiseks. Ja veel viimane, kui suur roll on uuringute järgi siis kooli juhtkonnal õpetaja motivatsiooni toetamisel? Et kuna meil on juhtimise kunsti veebiseminar, siis see on vägagi asjakohane küsimus. Aga selleks, et see kuulamine siin ei jääks täiesti passiivseks, siis teeme ka väikese häälestuse. Nii et võta korraks hetk, et mõelda, mida tähendab motivatsioon sinu jaoks? Mis asi on motivatsioon? Provokatiivne küsimus, kas motivatsioon on üldse olemas? Mina ka, olles nüüd siin avaldanud artikli õpetaja motivatsioonist ja seda mitu aastat uurinud, vahepeal ikka küsin endalt, et kas üldse on olemas selline asi nagu motivatsioon. Ja palun püüa oma sõnadega defineerida, mis see motivatsioon on. Ilma guugeldamiseta, ilma targast raamatust või chatilt küsimata, proovi panna see ühte lausesse, et mis asi on motivatsioon. Ja ma nüüd vaikin kõnekalt pool minutit, et sa saaksid nende küsimuste peale mõelda. Ja näen, et leidsite üles ka vestlusakna. Väga hea mõte on ka enda see lause sinna kirja panna. Ma neid praegu kommenteerima ei hakka, aga siis on endal ka pärast hea võrrelda,
kas midagi juba selle poole tunni jooksul sinu mõtlemises muutub? nii, aga nagu öeldud, selle definitsiooni sõnastamine pole üldse kerge ja üks põhjus on see, et see, mida me siis vahel nimetame motivatsiooni sõnaga, selle all me peame silmas päris paljusid erinevaid asju. no võib-olla näiteks selliseid asju nagu vajadused. Need võivad olla siis sellised füsioloogilised vajadused, vajadus toidu, vee, une järele või siis psühholoogilised vajadused, näiteks seotusvajadus. ja need kindlasti meid motiveerivad või siis meie motivatsiooni mõjutavad. teisalt oluline aspekt on kindlasti meie sellised väärtused, mingisugused sügavamad uskumused, hoiakud, harjumused, tõekspidamised, sellised osad meist, mis on üsna stabiilsed, mis olukorrast olukorda on üldjuhul päris püsivad, et väärtusi, uskumusi, hoiakuid, harjumusi me väga kiirelt ja kergelt ei vaheta ja kahtlemata siis võttes või kandes neid endas või endaga kaasas, see mõjutab meie motivatsiooni ka mingis siis konkreetses situatsioonis või rollis või tegevuses. aga ka siis selline positiivne kujutluspilt iseendast, et milline inimene ma olla tahan. kindlasti pikaajalised sihid, näiteks minu puhul pikaajaline siht lõpetada edukalt doktoriõpingud ja sealt omakorda siis tuletatult mingisugused lühiajalised eesmärgid, mis aitavad sellele pikaajalisele sihile lähemale jõuda. siis, kui me räägime motivatsioonist, me räägime veel mingitest konkreetsetest valikutest, et praegu teie olete teinud valiku siin kohal olla, kaasa mõelda. keegi teine oli sunnitud või otsustas teha valiku praegu lahendada mingisugust probleemi kusagil koolis või kodus või võtta aega iseenda jaoks, puhata, õues jalutada ja värsket kevadvihmalõhna tunda. püsivus, et vahel, kui me räägime motivatsioonist, siis me räägime ka sellisest tahtejõust, pingutusest, sellest, et ma mitte lihtsalt ei tulnud siia veebiseminari kohale, vaid ma olen siin ka hästi keskendunud, ma olen kõik enda segajad kõrvale pannud, kõik töömõtted suudan ka kõrvale panna või siis ka, luban neid ainult nii palju ligi, et seostan neid siis selle teoreetilise jutuga, mida ma siin kuulen. võib-olla ka vabadus tegutseda, et tahan loota, et keegi siin kellegi otsese välise sunni tõttu ei ole. et olete tahtnud siin olla. et kas ka see on asi, mida me võtame arvesse, kui me räägime, et kas sa oled motiveeritud siin olema või mitte. ja miks mitte ka tegutsemisrõõm, et huvi, tegutsemisrõõm, sellised positiivsed emotsioonid, ka need võivad olla siis motivatsiooniga seotud või me võime neid silmas pidada, kui me motivatsioonist räägime. ja kindlasti on neid palju ja palju veel, mis siis motivatsiooni mõjutavad või seda iseloomustavad. aga et kusagilt pihta hakata, siis me võime täna siin praegu järgmise poole tunni jooksul niimoodi ühelauseliselt ja mitte liiga keerukalt sõnastades öelda, et motivatsioon on inimeste otsus, püsivus ja pingutus tegutsemiseks. et ma olen otsustanud siin olla. kui ma olen motiveeritud, siis ma tõenäoliselt olen ka selle veebiseminari lõpuni ja jällegi, kui ma olen motiveeritud, siis ma ka pingutan või kuidagi olen mõttes kaasatud aktiivselt sellesse, mida ma siin kuulen ja püüan seda siis aktiivselt seostada oma eluga ja oma seniste tõekspidamistega. ja nüüd, kuna see ikkagi on ka selline
tõenduspõhine ja teaduspõhine loeng, siis ma pean alustama sellest, et on olemas väga mitmeid erinevaid motivatsiooniteooriaid ja need teooriad on üsnagi universaalsed. Et siit tuleb võib-olla esimene vastus konkreetsele küsimusele, et kas ja mil määral me peaksime eristama või mille poolest erineb õpetajate motivatsioon õpilaste motivatsioonist. et ma usun, et väga suur osa on universaalsed ja sellele viitavad või siis seda kinnitavad näiteks sellised motivatsiooniteooriad nagu ootuse ja väärtuse teooria, saavutuseesmärkide teooria ja isemääramisteooria. Et kõiki neid on siis laialdaselt kasutatud selleks, et mõista ja toetada õpilaste motivatsiooni, aga tegelikult siis ka töömotivatsiooni ja konkreetselt ka õpetajate motivatsiooni paremaks mõistmiseks. Ja meie siin täna lähtume eelkõige siis sellest ootuse ja väärtuse teooriast ja selleks, et me seda teha saaksime, ma siis natukene tutvustan seda. Nii, motivatsiooni koostisosad ehk siis kui tahta niimoodi visuaalselt näitlikustada, et millest siis see motivatsioon koosneb, ehk siis saavutustega seotud valikud ja meie tulemused siis nende valikute tagajärjel, et millest need sõltuvad. Üks hästi oluline aspekt on küsimus, kas ma saan sellega hakkama. Täpselt nagu õpilaste puhul, nii ka õpetajate puhul, kui mul on mingisugune konkreetne tööülesanne või minu igapäevatöös mingisugune situatsioon ja kui keegi tahab nüüd mõista, kas juht või kolleeg või mina ise tahan mõista, et kas ma nüüd olen motiveeritud või mitte, siis hea on korraks küsida ja uurida, et kas ma usun, et ma saan selle asjaga hakkama. Kui ma lähen kusagil teise või kolmanda kooliastme tundi, kas ma tunnen ennast piisavalt enesekindlalt, et ma saan selle klassiruumi juhtimisega hakkama, kas ma saan nende õpilaste toetamisega hakkama? või kui ma osalen õpiringis ja me lepime seal kokku, et kahe õpiringi kohtumise vahel on meil individuaalsed ülesanded, siis samamoodi, et kas see ülesanne on mulle jõukohane. teiseks, nagu ma eelmisel nädalal ühelt kolleegilt kuulsin, see, et ma midagi oskan teha, ei pea tähendama, et ma tingimata peaksin seda tegema. ehk siis teeme ikkagi ainult neid asju, mille puhul me ka suudame ära põhjendada, miks me seda teeme. ehk siis, kas ma näen selles tegevuses väärtust. ja ootusväärtuse kuluteooria järgi neid väärtuse aspekte võib olla erinevaid ja mingil määral need aitavad siis ka teineteist kompenseerida. näiteks, kui me võtame jälle õpetajate õpiringid kui sellise konkreetse situatsiooni, siis seal osalemiseks ma võin näha väga palju erinevaid väärtusi. näiteks see õpiring võib olla lihtsalt nii meeldiv. võib-olla on mu kolleegid nii toredad, võib-olla me teeme seal vahepeal meeldivalt nalja, võib-olla keegi toob ka küpsiseid või teed. ehk siis see on lihtsalt juba kvaliteetselt koos veedetud aeg ja minu väärtus õpiringis osalemiseks võibki olla siis selles naudingus, mis leiabki aset või see väärtus ongi selles samas õpiringi kohtumises endas. teiseks, võib-olla ma näen, et ma saan sealt väga konkreetseid meetodeid, väga praktilisi meetodeid, kuidas toetada nüüd selle 7. klassi Jüri motivatsiooni. saan võib-olla mõne uue teooria ja võib-olla veel saan ka mingisuguseid ideid enda tunni kavasse. et vot, katseta vot sellist asja ja sellest võib olla siis abi. aga võib ka olla, et minu kui õpetaja identiteet on olla selline inimene, kes ennast pidevalt täiendab. ehk siis minu jaoks on oluline olla kursis uute teadustulemustega, minu jaoks on oluline olla
pidevalt natukene mugavustsoonist väljas, katsetada uusi asju, uusi meetodeid, olla iga päev natukene parem kui eile. ehk siis võib-olla minu jaoks see kõige suurem väärtus ei olegi nendes naljades ega ka selles praktilises meetodis, vaid selles, et ma tahan iga päev endale tõestada ja ollagi selline inimene, kellele meeldib õppida ja kes siis tegeleb pidevalt enda täiendamisega. ja nüüd võiks ju arvata, et kui me nüüd nende kahe küsimusele saame positiivselt vastata, et siis ongi korras. ehk siis, kui ma usun, et ma saan õpetaja tööga hakkama ja ma näen selles ka väärtust, siis ma olen motiveeritud õpetajana töötama või siis näiteks õpetajana ennast täiendama ja midagi juurde õppima. aga viimastel aastatel on siis selles teoorias rõhutatud ka ühte varem võib-olla väärtuste kasti natukene ära peidetud kategooriat või dimensiooni ja selleks on siis kulud. ehk siis, kas need kulud, mis nüüd kaasnevad õpetaja tööga või siis õpetajate õppimisega, kas need on mõistlikud? näiteks kui ma olen nüüd jälle selles õpiringis ja mulle antakse mingi ülesanne seal järgmise kuu aja jooksul tegemiseks, rakendamiseks, siis kas see pingutus, mida see nõuab, on jõukohane? või selles samas õpiringis võib-olla ma tunnen mingisugust ärevust või negatiivseid emotsioone, võib-olla kui ma olen jaganud äh, oma kogemusi tööalastest väljakutsetest, siis nendesse ei ole suhtutud väga toetavalt või aktsepteerivalt. või jääb mul midagi olulist tegemata. et äkki on mul täna lasteaias lapsel lõpupidu, aga mina olen siin veebiseminaris, sel juhul on mul alternatiivkulu päris suur ja see motivatsioon võib-olla ei ole nii kõrge. ja lõpetuseks kõik siis muud kohustused, mis ei olegi otseselt selle tegevuse endaga seotud, aga mis on mul ikkagi kusagil kuklas või minu kalendris või minu töömälus. õpetajate puhul see tuleb välja, on üsnagi märkimisväärne osa siis takistustest, mis saavad määravaks selle osas, kas ja kui motiveeritud nad siis on just nimelt õppima ja ennast täiendama. ja kõike seda või kõigele sellele eelnevad siis veel sellised aspektid nagu kultuur, soorollid, stereotüübid, perekond, isikuomadused, varasemad saavutused, kogemuste mõtestamine, kolleegide ootused, minapilt, lühi- ja pikaajalised eesmärgid, emotsioonid, mälestused ja nii edasi, nii edasi ja nii edasi. ehk siis need kolm küsimust on veel see jäämäe veepealne osa või see, mis siis on selle konkreetse tegevusega või situatsiooniga seotud. aga see, miks üks õpetaja õpiringis olles näeb väärtust ja teine ei näe, sõltub siis tegelikult veel kõikidest nendest pikaajalistest ja kultuurilistest aspektidest. ja keda nüüd see jutt huvitama hakkas, siis soovitan ühte ülevaateartiklit Ekles ja Wigfield 2020, kus siis just nimelt see ootuse väärtuse teooria on üsna kenasti lahti kirjutatud ja on siis ka näidatud ära, kuidas need kultuurilised ja eelnevad aspektid siis mõjutavad lõpuks seda kõige lähemaid motivatsioonitegureid ehk siis õnnestumise ootust ja tunnetatud väärtust. nii, aga vaatame nüüd konkreetseid tulemusi ka, et kõigepealt õpetajate õpimotivatsioonist ja siin on siis abiks Osmani ja Warneri selline hindamisvahend, mille me kohandasime ära ja mida me kasutasime siis ka Eesti õpetajate uurimiseks. ja nemad siis põhimõtteliselt eristasid laias laastus nüüd 4 erinevat võimalust või stsenaariumi, et ülevalt vasakult pihta hakates võib juhtuda, et õpiringis ma tunnen, et vot see on mulle jõukohane küll, aga ma ei näe selles tegevuses väärtust.
all vasakul. ma ei usu, et ma saan sellega hakkama ja ega ma niikuinii väärtust ka ei näe. all paremal, see on oluline küll, aga ma ei usu, et ma saaksin sellega hakkama. ja lõpuks üleval paremal, ma usun, et ma saan sellega hakkama ja ma näen selles ka väärtust. ehk siis põhimõtteliselt see raamistik aitab meil nüüd natukene lähemalt mõista kas iseennast või oma kolleege. et kui meile tundub, et kas õpiringis või siis tööalaselt üldiselt inimene ei ole motiveeritud, siis esimene asi, mis me teada tahame, on see, kas asi on õnnestumise ootuses või tunnetatud väärtuses. et võib-olla me saame teda aidata ühes või teises aspektis. ja nüüd hiljuti ilmuski minul ja juhendajatel artikkel, kus me siis vaatasime just nimelt nendes Noored Kooli õpiringides õppivate 10 kooli õpetajate motivatsiooni ja sellest samast ootuse, väärtuse ja kulu teooriast lähtuvalt. ja mis me siis leidsime? kõigepealt taustaks nii palju, et see oli selline kogu aasta kestev õpiringide programm. nii et iga kuu käisime siis läbiviijatega koolis õpiringi läbi viimas ja paar korda hindasime siis või palusime õpetajatel hinnata oma motivatsiooni seda õpitut rakendada. ja selle joonise pealt me näemegi, et meil eristus siis laias laastus niimoodi kaks gruppi õpetajaid. et kui sinised olid siis esialgu rohkem motiveeritud õpetajad, nende õnnestumise ootus ja väärtus olid üsna kõrged, maksimumi lähedal, seal 6 oli maksimum ja tunnetatud kulud olid pigem madalad. siis natukene vähem motiveeritud õpetajad ehk siis siin joonisel punasega. Nende puhul väärtus ja õnnestumise ootus olid küll üle keskmise, ehk siis nad pigem ikkagi ütlesid, et nad näevad selles kõiges väärtust, miks me õpilaste ennastjuhtivuse kohta uurime, aga nende puhul üheks takistuseks saigi siis üsna suur kulu. ja mis eriti selgelt esile tuli, on see kõige parempoolsem osa siin joonisel, välise pingutuse kulu. ehk siis põhimõtteliselt, kui nüüd sõnadesse panna, siis õpetajate tunne oli selline, et see õpiring on tore küll, õpilaste ennastjuhtivuse toetamine on oluline ja võib-olla ma saaksin ka selle kõigega hakkama, et need ülesanded siin on jõukohased. aga mul on kõiki muid ülesandeid nii palju, et ma ei suuda siis keskenduda õpitu rakendamisele. ja need tulemused olid siis, meil olid 10 kooli puhul ja sellise konkreetse õpetajate õppimise programmi näitel, aga tegelikult need olid väga kooskõlas siis ka hiljutiste TALISE uuringu tulemustega, kus siis samamoodi küsiti õpetajatelt nende ametialase täiendusõppe tegevuste takistuste kohta ja kõige suurem või kõige enam mainitud takistus oli just nimelt siis muud kohustused. ehk siis takistus ei seisnegi selles täiendusõppe tegevuses endas ja ei pruugi ka seisneda selles, et need ei ole kättesaadavad või et tööandja ei toeta, vaid siis just nimelt need muud kohustused, mille puhul õpetajad tunnevad, et ma ei saa neid tegemata jätta. et ilmselgelt, kui me mõtleme õpetaja töö peale, siis tundide läbiviimine, nendeks valmistumine, õpilaste tagasisidestamine on sellised asjad, millest pole pääsu ja mille jaoks me ju seal ka oleme. aga lisaks veel võib-olla siis selline dokumentatsiooni täitmine e, e-kool, tunni töökavad, suhtlus lastevanematega ja mis kõik veel. et need siis osutusid kõige suuremateks takistusteks. aga nüüd, enne kui me edasi liigume, teeme jälle väikese häälestuse ja igaüks saab lühidalt mõelda,
kuidas sina arvad, kui sa enda motivatsiooni peale mõtled, kas motivatsioon tuleb pigem sinust endast või keskkonnast? ja kas ja kuidas siis saavad teised sinu motivatsiooni mõjutada või kuidas saab keskkond sinu motivatsiooni mõjutada? nii, aitäh kõigile, kes juba vestlusaknasse midagi kirja panid. nüüd see ongi sobiv koht, kus liikuda õpimotivatsiooni juurest töömotivatsiooni juurde ja püüda siis sellele küsimusele vastama hakata. ja siin siis, kui me Eesti õpetajatest räägime, siis üks väga hea allikas on õpetaja uurimus 2024, mille te Tallinna Ülikooli kodulehelt sellesama märksõnaga üles leiate. ja seal meil on siis 133 kooli andmed ja kokku siis vastas 3853 õpetajat. ja siin siis slaidi peal on ka pealkiri minu ja Daniel Reinaru õpetajate lehe artiklile, kus me natukene siis konkreetselt seda motivatsiooni poolt püüdsime avada. ja mida me siis saame öelda, on see, et nagu te näete ka jooniselt, siis päris suur hulk koolidest on siin niimoodi kenasti selle teljestiku keskel. ja kuna need teljed algavad siit väärtuse puhul 4-st ja õnnestumise ootuse puhul 3,6-st 5 palliskaalal, siis me näeme, et tegelikult oma tööd vägagi väärtustavad keskmiselt siis põhimõtteliselt kõikide Eesti koolide õpetajad ja õnnestumise ootuses on võib-olla varieeruvus natukene suurem, aga samamoodi tegelikult 5 palliskaalal siis no niimoodi 4 kuni 4,4 vahele jääb ikkagi väga-väga suur osa koolidest. ehk siis mingis mõttes me saame öelda, et koolid väga ei erine seal töötavate õpetajate motivatsiooni poolest, et siin on mõned üksikud koolid, kas siis selle joonise ülal paremas nurgas või all vasakul, mis siis natukene ikkagi statistiliselt oluliselt erinevad. aga üldiselt on nii, et kui me teame, kus koolis Eesti õpetaja töötab, siis me veel ei oska selle info põhjal ennustada, et kui kõrgelt ta nüüd oma tööd väärtustab või mil määral ta usub, et ta oma tööga hakkama saab või seda jõukohaseks peab. samas, kui vaadata nüüd siin välismaal tehtud uuringuid, siis on võimalik seda analüüsida ka natukene teistpidi, et kui me vaatasime eelmist joonist, siis me jah, saame öelda, et koolid ei pruugi väga palju erineda. teisalt see, milliseid tegureid õpetajad mainivad või esile tõstavad oma motivatsiooniga seoses, seal võib-olla tulevad välja konkreetsemalt ikkagi ka sellised konteksti või kooliga seotud asjaolud. näiteks Ainsworthi ja Oldfieldi artiklis uuriti siis nii individuaalsete faktorite kohta, näiteks siis enda emotsioonide reguleerimine või ka piisava une saamine igal ööl või siis enesetõhusus, et mil määral õpetaja suudab klassiruumi juhtida. ja teisalt siis konteksti faktorite kohta, et küsiti õpetajalt siis, kas nende töökoormus on jõukohane, mil määral nad tunnevad siis kuuluvustunnet oma kolleegidega või töökohaga ja mil määral nad tunnevad tuge kooli juhtkondadelt. ja selles uuringus tuli küll nüüd välja, et õpetajate töö rahulolu, heaolu ja läbipõlemise puhul tegelikult kõige rohkem me saame teada või kõige tugevamad seosed on ikkagi kontekstuaalsetel faktoritel. ehk siis 3 kõige olulisemat selles uuringus oli juhtkonna tugi,
koolikultuur ja töökoormus. ehk siis kus seal need hinnangud olid siis kõrgemad või positiivsemad, sellistel juhtudel või need õpetajad siis ka tundsid suuremat tööga rahulolu ja vähemat läbipõlemist. nii et kuigi meil ei ole, koolides ei ole mustvalge olukord ja teades, millises koolis õpetaja töötab, me veel ei saa öelda või ennustada, et kas ta nüüd on motiveeritud või mitte, siis kui me vaatame lähemalt, et kuidas õpetajatele paistab, et mis siis neid motivatsiooni või sellega lähedalt seotud mõisteid mõjutavad, et siis me näeme, et tegelikult on küll päris suur roll sellistel kontekstuaalsetel faktoritel, mis on ju meie jaoks hea uudis, sest et juhtidena on meil siis võimalus seda kõike mõjutada ja kujundada. muidu kooli juhtkonnal justkui ei olekski mingit võimalust juhtida. ja nüüd, olles siis kõigepealt püüdnud ära määratleda, et mida me üldse mõtleme, kui me räägime motivatsioonist ja teiselt poolt pakkudes siis kahte vaadet sellele, mil määral motivatsioon sõltub koolist ja mil määral siis indiviidist, jõuame kõige intrigeerivama või põnevama teemani, milleks on siis motivatsiooni juhtimine. ja järjekordselt annan sulle aega, et korraks mõelda ja soovi korral ka kirja panna, kas ja mil määral saad sa iseenda motivatsiooni juhtida ja milliseid motivatsioonistrateegiaid oled kasutanud, et enda motivatsiooni siis kas hoida või tõsta. nii, motivatsioonistrateegiate ja motivatsiooni juhtimise teema raamistamiseks ma valisin siis Miele ja Schölleri artikli aastast 2018 ja nemad siis pakkusid välja sellise mudeli. ehk siis nende järgi või nende teooria või mudel ütleb, et motivatsiooni juhtimine algab siis siit F-tähe juurest ehk siis sellisest pikaajalisest eesmärgist. kui seda pikaajalist eesmärki ei ole, siis on ka väga raske iseenda motivatsiooni juhtida. ehk siis eelkõige ma saan oma motivatsiooni juhtida siis, kui mul on mingi väga konkreetne siht. no minu puhul näiteks siis need doktoriõpingute lõpetamine ja vot nüüd selle ala eesmärk või alategevus, kui nüüd seal märkan, et motivatsioon hakkab langema, siis ma olen jällegi piisavalt motiveeritud selle pikaajalise sihi tõttu, et ma saan tõesti võtta ise nüüd selle vastutuse ja märgata kõigepealt, monitoorida, märgata, kas enda emotsioone, kas mul tekib frustratsioon või lootusetuse tunne, igavus või vastupidi, väga suur huvi ja nauding. ja võib-olla mul tekib ka soov hakata tegelema mingi muu ülesandega või muuta enda eesmärki. ja kui nüüd see soov lõpetada ei ole liiga suur, siis mul on võimalik kasutada mingisuguseid strateegiaid, mis loodetavasti siis aitavad kaasa sellele, et minu motivatsioon kas säilib või isegi tõuseb. ja, ja siis teiselt poolt siis soov seda tegevust katkestada, see väheneb. no kõlab võib-olla natuke teoreetiliselt, me peame vaatama võib-olla mõnda konkreetset näidet mõnest motivatsioonistrateegiast, et sellest teooriast midagi enda jaoks kaasa võtta. ja siin tabelis siis ongi nende poolt välja toodud mõned võimalikud strateegiad, mida me võime siis mõne siis sellise kas siis
tunde või siis motivatsiooni languse puhul, kui me suudame veel enam-vähem nüüd juba teades neid motivatsiooniteooriaid, millest jutt oli, kui me suudame ära diagnoosida ka, et vot, et kas ma nüüd tunnen, et mul hakkab see usk, enesetõhusus või õnnestumise ootus langema või hakkab huvi või väärtus langema või lähevad kulud liiga suureks. et mida ma siis teha saan? no näiteks, et siin see kõige esimene rida, et kui ma tunnen frustratsiooni või lootusetustunnet, siis on hea, kui ma tean, et on olemas mõned strateegiad, näiteks selline enesetõhususele või hakkamasaamisele suunatud sisekõne, et enda julgustamine, endale siis enda veenmine, et ma saan hakkama, võib-olla ka meenutamine mõnest sarnasest olukorrast, kus ma olen saanud sellise väljakutsega hakkama. või teiselt poolt siis jõukohastamine ehk siis pika, keeruka ülesande tegemine väiksemateks juppideks. teisalt siin väärtuse juures mul on võimalik näiteks tegevust mängustada, hakata mõttes endale mingisuguseid punkte panema või siis tegema seda ülesannet just nimelt raskemaks, et oleks väljakutsuvam, kui muidu on liiga kerge. kui praegu näiteks minu kuulamine tundub liiga kerge, võib-olla on hea võtta pliiats ja hakata tegema mingisugust mõistekaarti või joonist enda jaoks. see on näiteks üks viis, kuidas seda teha siis väljakutsuvamaks. või kulude poole pealt. näiteks kui ma näen, et on väga palju segavaid asjaolusid, siis kui ma tean, et õpiringis mu mõtted lähevad sinna stuudiumisse või e-kooli või siis nende parandamist vajavate tööde juurde, siis üks ennetav strateegia on mitte neid asju endaga füüsiliselt üldse kaasa võtta sinna õpiringi kohtumise ruumi. aga kulude puhul võib olla siis ka selline ümberhindamine või ümbertõlgendamine. et ma ütlen endale, et jah, see ongi praegu, nõuab minult väga suurt pingutust, see ongi isegi stressi tekitav, aga vot see on selle pikaajalise eesmärgi nimel. ja võib-olla see stress siis näitab ka, et ma tõesti pingutan ja õpin hetkel midagi uut. ja nüüd mina uurisin siis jälle neid Noored Kooli õpiringides olevaid õpetajaid ja küsisime neilt, et kuidas nemad enda motivatsiooni siis õpiringides juhivad. pakkusime neile välja siis 8 erinevat motivatsioonistrateegiat. enne õpiringis töö alustamist püüan kõikvõimalikud segajad eemaldada ehk siis selline keskkonna juhtimine. lepin endaga kokku, et teen midagi meeldivat, kui olen õpiringi ülesande lõpetanud ehk siis enda premeerimine. seda kasutatakse tihti, kui on sellised tüütud kohustused, mõnel võib olla näiteks tolmu imemine või vaiba kloppimine, et siis pärast lähen ja söön jäätist või lähen toredale jalutuskäigule. esitan endale väljakutse õpiringi ülesanne ära teha ja seega enda jaoks palju õppida. ehk siis see on nüüd see, et ma tõesti olen seal selleks, et õppida ja et areneda. ja seda ma tuletan endale meelde siis, kui ma näen, et hakkab motivatsioon langema. jagan õpiringi ülesande väiksemateks osadeks, et mul tekiks tunne, et saan sellega lihtsamini hakkama. hästi konkreetne ja tegelikult teatud olukordades ka väga tõhus strateegia, sest siis hakkan saama sellist eduelamust, tekib selline positiivne tsükkel või positiivne ring, et saangi asju tehtud. 5. suunan ennast otsima viise, kuidas õpiringi ülesannetesse rohkem rõõmu tuua, et kuidas seda näiteks siis mängustada, lõbusamaks teha. 6. otsin seoseid õpiringi ülesannete ja oma elu vahel. 7. mõtlen sellele, et minu jaoks oleks väga ebameeldiv, kui oleksin õpiringides teistest kehvem, ehk siis selline natukene sisemisele süütundele või häbitundele rõhuv ja kolleegidega ennast võib-olla natukene võrdlev strateegia. ja 8. pööran oma tähelepanu sellele, kui oluline on õpiringis hästi osaleda. ehk siis siin ka võib-olla võrreldes näiteks 3. ei ole rõhk niivõrd selles, et ma tahan siit võimalikult palju õppida, vaid pigem see, et on hästi oluline, et ma siin hästi osaleksin, et võib-olla rohkem siis selline
formaalne latt, mitte siis õppimise ja meisterlikkusega seotud sisemine latt. nii, ja siis, kui neid strateegiaid vaadata, siis tahaks küsida, et kas sealt oli midagi olulist puudu. ja oli küll. tegelikult, kui nüüd uuesti vaadata, siis kõik need on sellised üsnagi individuaalsed strateegiad. Et need on nüüd sellised, mida ma ise teen, mida ma ise endale kas ütlen või kuidas ma seda ülesannet ümber mõtestan või väiksemateks osadeks teen. ehk siis need on kõik individuaalsed strateegiad, aga tegelikult meil on võimalus siis ka mõelda, et minu motivatsiooni toeks võivad olla ju minu kolleegid selles õpiringis, ehk siis mul võivad olla ka sellised sotsiaalsed või kontekstuaalsed strateegiad ka täiesti minu tööriistakastis, mille poole ma pöördun, kui motivatsioon hakkab langema. ja need on siis see koht, kuhu me selle loenguga tahamegi välja jõuda. ja sealt edasi siis saame hakata arutama ja küsima. aga enne veel, korraks võib veel mõelda, kas nende 8 strateegia hulgas nüüd kõik on ühtviisi tõhusad. ja tuleb välja, et ei, kõik ei ole ühtviisi tõhusad. näiteks teine ja 7. Need strateegiad on, ütleks lausa, et ebatõhusad. ja see on nüüd üks väga ebapopulaarne asi, mida öelda, sest selline enda premeerimine, ma tean, et on üsna kasutatud ja levinud strateegia, aga konkreetselt õppimise seisukohalt see siis kahjuks ei ole väga tõhus, sest see viib siis selle tegevuse fookuse nüüd sellele välisele asjaolule. Et kui ma õpiringi ülesannet teen ära selleks, et pärast kringlit süüa, siis ma seda ülesannet ikkagi ei tee nii teadlikult, pühendunult, korralikult ja sedasi, et sellest ka pikas plaanis midagi endaga kaasa võtta. et siis saab sellest ülesandest lihtsalt vahend, et jõuda selle kringlini. ja teistega võrdlemine, see siis selle rõhutamine ja sellele liiga palju tähelepanu pööramine siis kahjuks suurendab nüüd sedasama kulu, mis meil õpiringis osalemisega seoses tekib või on ja siis me järgmine kord võib-olla enam ei taha sinna õpiringi üldse kohalegi minna, kui me oleme eelmistel kordadel enda puhul siis teadvustanud või rõhutanud just seda, et ma nüüd võrdlen, et teised on nii tublid ja teevad korralikult ja ma ei saa nüüd nendest kehvem olla. nii et motivatsioonistrateegiad ei ole kõik täpselt sama head ja sõltub ka loomulikult olukorrast, et nagu öeldud, siis vaiba kloppimise või tolmuimejaga põranda puhastamise puhul võib-olla polegi nii oluline, et kas ja mida ma sellest tegevusest pikaajaliselt õpin, nii et seal võib olla enda premeerimine täitsa omal kohal. aga kui me räägime kas õpetajate või õpilaste õppimisest, siis pigem vaadata nende teiste strateegiate poole. nii, ja nagu öeldud, midagi on veel puudu. kahjuks ma ise ei ole seda uurinud, tahaksin küll uurida, aga Susan Beltman ja Emily Bolton on ühes värskes artiklis siis palunud õpetajatel kirjeldada, et mida nad siis teevad, kui nad tunnevad, et nüüd nende töömotivatsioon hakkab langema, et mida nad siis teevad. ja kuigi 60% tegevustest tõepoolest olid siis sellised intrapersonaalsed või lihtsalt ütleme siis, et individuaalsed. et olen positiivne ja tuletan endale meelde, et miks ma üldse õpetajaks hakkasin või siis ka see fake it till you make it, et teen ilusat nägu, kuni lõpuks tegelikult lähebki tuju heaks. siis tuli ka välja, et on täiesti omal kohal õpetajate jaoks ikkagi ka see, et ma tuletan meelde oma õpilasi või siis kolleege, võib-olla mul on mingisugused tugigrupid ka oma organisatsioonist väljaspoolt, mentor ja ka erialane selline enesetäiendamine võib täiesti olla siis selline motivatsiooni allikas, et ühelt poolt me siin rääkisime õpimotivatsioonist, aga teiselt poolt võime ka mõelda sellest, et õppimine õpetajana, enda täiendamine
just nimelt on minu töö motivatsiooni jaoks siis selline positiivne tegur või selle toetaja. ja selles artiklis siis oli väga palju erinevaid konkreetseid näiteid ka. me neid ette ei pea praegu lugema, et igaüks teist saab ise mõelda, et mida teie veel teete, kui tunnete, et just nimelt selline töömotivatsioon hakkab ära kaduma. aga miks ma tahtsin seda jagada, on just nimelt selleks, et alati me ei pea siis mõtlema nendest motivatsioonistrateegiatest kui sellistest individuaalsetest tegevustest ja võib olla vahel täitsa kasulik mõelda siis oma kolleegidest ja õpilastest ja teistest kogukondadest kui sellisest motivatsiooni reservuaarist, mille poole siis pöörduda, kui tööl läheb raskeks. nii, ja enne kui me nüüd salvestamise lõpetame ja siinsamas veebikõnes küsimusi küsima hakkame, vaatame, kas me saime vastata nüüd nendele enne seminari algust esitatud küsimustele ka. kuidas mõjutab õpetaja motivatsiooni pidev jutt õpetaja tööraskustest? kahe otsaga asi. selles mõttes ma ei vasta nüüd uuringutest lähtuvalt, vaid pigem nendest teooriatest lähtuvalt. et ühelt poolt kindlasti see võib mõjuda negatiivselt, et see võib seda tööga seonduvat kulu, tunnetatud kulu tõsta. teiselt poolt, kui õpetaja ikkagi tegutsebki sellistes objektiivselt ressursside ja ootuste vahelisel alal, kus ressursse on vähem kui tema tööle seatud ootusi, siis võib-olla on oluline ikkagi nendest raskustest avalikult rääkida, sest see võib olla ainus viis, kuidas jõuda kas mingite poliitiliste või organisatsiooni tasandi lahendusteni, et ikkagi siis nende probleemidega tegeleda. nii et kindlasti ma ei ütle, et ei tohiks rääkida, aga võib-olla siis rääkida võimalikult konkreetselt, et mitte öelda, et mul on nii palju kohustusi, vaid püüda siis ka nimetada neid konkreetseid kohustusi, mida üks õpetaja võiks ideaaljuhul mitte teha. teiseks, kas on mõni hea praktiline näide, kuidas õpetaja motivatsiooni toetada? siin ma ütleks, et kõige parem praktika on teooria ise, ehk siis näiteks seesama ootuse väärtuse kulu teooria võib meile aidata mõista, et kui meil on õpiringis 10 õpetajat, kellest 3 ei ole motiveeritud, siis igaühel neist võib olla täiesti erinev põhjus, miks nad ei ole motiveeritud. võib-olla üks on alustav õpetaja, kelle jaoks see kõik on veel liiga keeruline. võib-olla teine on kogenud õpetaja, kes tunneb, et ta on kõike seda juba kuulnud ja kelle puhul oleks abi aidata tal näha enda rolli seal võib-olla hoopis teiste õpetajate toetajana. ja võib-olla on kolmas õpetaja, kellel on nii palju muid kohustusi, ta osaleb mingites projektides ja asjades, et tal hetkel lihtsalt ei jätkugi aega selle õpiringi jaoks. ehk siis iga juhtumi korral tegelikult see tugi on erinev, et ühe ja sama toega kõiki 3 aidata ei saa. nii, motiveerida, ma arvan, et väga ei saa, võib-olla ei saa üldse, aga motivatsiooni siis saab toetada või motivatsiooni siis neid tegureid saab kujundada ja seal kindlasti koolijuhid ja juhtkonnad saavad omalt poolt kaasa aidata. mis võiks olla põhjus? jällegi üks selline trend paistab olevat siis, et kõik need muud kohustused. sellisel juhul abiks ei ole see, kui me lihtsalt rõhutame, et see õpiringides osalemine on ikka hästi-hästi tähtis, et väärtus juba võib olla kõrge, aga kuna kulu on ka kõrge, siis peaks kuluga tegelema. ja teiselt poolt vastus, nii palju kui on inimesi, ilmselt ka nii palju on siis neid konkreetseid põhjuseid. ja kuidas saab õpetaja enesemotivatsiooni suurendada? vot siin ma loodan, et mõned näited nüüd kõlasid ja teiselt poolt jällegi igaüks meist saab ju vaadata endale sobiva ja ka siis sellele olukorrale sobiva strateegia. et mõnikord võib see preemia, enda premeerimine olla ka täiesti omal kohal, aga sageli võib olla siis just see, et mida ma sellest olukorrast õpin või siis, et kuidas see tegevus aitab nüüd minu pikaajalistele sihtidele või väärtustele kaasa. aga siin ma tahaksin nüüd öelda kõigile järelvaatajatele, kes seda Youtube'ist vaatavad, aitäh ja head aega.
et lõpetame selle salvestamise ära ja siis saame kõik koos veel kohapeal olijatega küsida ja arutada, et mis küsimused õhku jäid.